Ent nüüd teile kõigile on aeg keskenduda meeskondadele, kellega te täna tulite oma juhtimismeeskondadega siia konverentsile. Ma palun, võtke taas need paberid ja püüdke nüüd oma meeskonna põhiselt järgneva 2 minuti jooksul kirjutada sinna paberile välja võimalikult palju I-tähega algavaid inglisekeelseid juhtimisalaseid termineid. Võimalikult palju inglisekeelseid I-tähega algavaid juhtimisalaseid termineid. Ja kui tuleb mõni ka eesti keeles, las tuleb. 2 minutit aega meeskondadele. On hästi. Kui 10 on kirjas, võite hoogu alla võtta. Ma tulen kõigepealt sinu juurde. Ei jõua üldse siit kuskile teistesse kaudu. Kümme sekundit jäänud harjutuse selle osa lõputamiseni. Näen eeskujulikult nutiseadmete kasutamist, mis oli ju ka lubatud. Ja nüüd palun korraks teie tähelepanu. Ma palun järgmise minuti jooksul nendest sõnadest, mis te oma meeskonnaga välja kirjutasite, moodustada pingerivi. Millest peaks alustama selleks, et ühte protsessi juhtida? Milline on esimene I, milline on teine I ja milline 3., 4. ja nii edasi. Minut aega pingerivi sättimiseks. Aitäh! Minut möödas, minut veel jäänud.
Ja aeg nüüd vaadata taas üheskoos. Kas ma võin siit vahelt läbi mahtuda? Hästi palju. Aitäh. Turundusmaastikul on viimased 20 aastat olnud levinud mudel, kus kasutatakse kas 5 i-d või 7 i-d selleks, et protsessis panna asjad juhtuma. Kas te olete minuga nõus, et juhid just panevad asjad juhtuma? Ja ei. Ja olete nõus, et Marju poolt välja toodud laudkonna nii-öelda siis eelistus näitas, et just nimelt meeskonnatöö on see, mis aitab protsessi paremini kas käivitada või juhtida. Nüüd mul on palve, andke käega märku, vaadake oma i-sid ja öelge mulle, kirjutage nüüd sinna paberile kõrvale, oma i-de kõrvale, üks ülevalt alla veerg nendest 7 i-st, mis on päriselt sellest Diageo poolt välja töötatud mudelis. Ent olge valmis käega märku andma, kellel on mudelis esimesel kohal selline sõna nagu issue ehk kriitiline olukord või väljakutse. On keegi? Selge. Diageo mudel ütleb, et kõige esimene, mis võiks kirja panna, on just nimelt issue ehk mis asja me nüüd lahendama hakkame, kui me kõike seda infot endasse kogume. Järgmine, mis punktidest on, olge head, andke käega märku, kellel on kirjas punkt number 2 information. Juba olemas, aitäh! Ehk esimene oli issue, teine on information. Selleks, et midagi lahendama hakata, tuleb koguda infot. Info kogumisel kindlasti ei saa hulluks minna, sest infot meie ümber on liiga palju ja teda tuleb juurde kogu aeg. Tuleb osata teha valikuid. Nüüd 3, kuhu me liigume, on avastus ehk inglise keeles insight. Kellel on insight või vähemalt 3. insight avastus? Ei ole, pange kirja. Väga hea, saame uue mudeliga näidata midagi, mida senini teinud ei ole. Nüüd avastuse käigus võib juhtuda, et tuli liiga palju avastusi. 4. i, mida sinna mudelisse kõrvalteemana kasutatakse, on ideas ehk ideed. Ideed olid kindlasti olemas paljudel laudadel. Aitäh teile! Nii et 4, mida öeldakse selle avastuse juures, võiks tulla mitmeid ideid. Mängu tulevad jälle juhi kõige olulisemad tööriistad ehk valikute küsimus. 5. küsimus on, kuidas implikeerida ja 6, kuidas implementeerida ehk kuidas rakendada. 5. ja 6 teema on implication ja implementation. Kuidas rakendada, kuidas mudeldada. Milliseid funktsioone hakata kas juhtima, korraldama või teostama. Ja 7. i. 7. i loogika on 5. ja 6 olid implication ja implementation. Mõlemad nad märgistavad töösse rakendamist. Ja jäänud on 7. Inspire'isid, mis on 7? Tuli inspire, kas on veel mõnel laual öelda, et see ilma selleta see mudel üldse ei tööta? Innovation ehk kõige viimaseks jääb mõju ehk impact. Millist mõju kogu see asi, mis me tegime, avaldas? Ja seal on nüüd mõnus mõelda. Kui hakkan lõpust pihta ja tahan, et oleks midagi, mis oleks innovaatiline või inspireeriv või nagu öeldakse inspiring, siis tagasi tulles, mis ma pean selle jaoks tegema?
selle mudeli võib joonistada oma paberile päris mitmel moel. Ma tean, et Siiri, kes meiega koos joonistab täna siin Joonmeedia poolelt, on kasutanud ringi, mõeldes selle peale, et protsess võiks olla kujundina kasutatud kui pidev ring või spiraal, mida mööda areneda. Ja Siiri kasutab just nimelt siin nüüd joonistades, kui me saame siia kaamera ka, kas kaamera võtab kõrval, on näha? Kas tuleb? Hetk. Et Siiri kasutas siin ringi nii-öelda sümbolit. Marju Lauristin kasutas tiiviku sümbolit. Ent selle protsessi mina olen kasutanud ka lehtri sümbolit, et võtan ülevalt, kõige kitsam koht on see insight ja siis all rakendumine, avastused, tegevused ja mõju saavad uuesti sealt lehtrist justkui läbi minna. Aga vastus on, kuidagi mõttesild on see, et see protsess, mis tuleb nüüd selle 5 või 7 i-ga, on ilmselgelt, ma paluksin ühe pea eemale, näed, sain selle pea eemale, väga hea, aitäh, on joonistatud nüüd sedapidi teele. Miks ta on kellaosuti liikumise suunas? Päripäeva, selleks, et asjadel oleks mõju. Miks need 7 i-d olulised on? Sellest, et võib mõnikord juhtuda, et kui kella vaatad, siis kell ei saa 6 ennem, kui 4 ja 3 peavad ka saanud olema. Ehk ei ole mõtet minna kohe millegi kallale, kui eelnevad etapid ei ole ära tehtud. Küll aga on üks mõte, mida kindlasti teiega jagada. Mõnikord tahavad juhid alustada tagantpoolt, et öelda, kus ma kõigepealt välja tahan jõuda, sest see on ka protsessi teooria üks osa. Võtta kõigepealt väljund ja siis vaadata, mis peab olema läbind selleks, et sisendit juhtida. Ja teate, mis ma nüüd teen? Nüüd ma palun igal meeskonnal, kes on täna siia tulnud oma haridusasutusest, võtta oma töölaualt ja mõelda üks väljakutse või kitsaskoht, mida kas siis Marju poolt kuuldule või oma laua arutelus kuuldule, mingi konkreetne asi, mida te tahate muutuse käima juhtida. Ja mudeldage see palun järgneva 15 minuti jooksul täies meeskonna töös läbi selle 7 i. Kirjutage välja sinna samale paberile, mis on väljakutse, mis on informatsioon, mida kasutada, kuidas jõuda avastuseni, milliseid ideid tekib ja mitte ainult kirjutage välja, vaid mõelge koos meeskonnaga, kuidas seda teha. Aega on selle ülesande tegemiseks 15 minutit.
Ma palun nüüd tähelepanu. Palun tähelepanu. Mõnikord on konverentsisaalis sellised hetked, mida ei raatsi lõhkuda. Üks nendest on praegu. Teie arutelu, teie asutuse sisene avastamine, koos loomine on käima läinud ja see mudel võikski käima jääda.